Tere, kallid kuulajad! Olete jõudnud siis Murgi Refresh and Go podcasti. Ma olen siis saatejuht Robert. Mul on siin kõrval saatejuht Helleriin. Tere! Ja täna on meil siis külas ka Hanna. Tere! Helleriin, räägi meile natuke, millest me täna võiks rääkida. Ja, täna on meie siis esimene episood ja me tahtsime rääkida natukene sellest, et kuidas kooliaasta paremini üle elada. Et meil on siin Hanna, kes on meil Murgis keemiaõpetaja. Ja tegelikult alustamegi selle küsimusega, et võib-olla, mida sina märkad õpilaste juures kooliaasta jooksul, et kas sa näed, kas sina taipad, et nad nagu väsivad kuidagi ära või võib-olla isegi oskad nagu enda kogemusest öelda, et kuidas sina ennast kooliaasta jooksul tunned? No, kuna ma olen ka mentor, et G3 õpilastele, et siis mul on ka olnud võimalus jälgida nende arengut G1, G2 ja nüüd G3-s, et siis tõesti see õpilaste jälgimine võib-olla saaks selle põhjal mingi järelduse teha ja ütleks, et tegelikult suuri muutus, et neid väikseid muutusid ikka on raskem periood siis, kui on need 6 kontrolltööd nädalas, et siis on kõik väsinud, aga suurimad muutused tulevadki just selle kasvamise arvelt, et G1 iseloomustab näiteks hästi palju selline hüperaktiivsus, aga ka sellised hüpersuured langused, et nad on kogu aeg enda Ameerika mägede peal ja siis neid peab kuidagi kas ergutama, et nad ellu jääks, või siis just nagu teistpidi tugevalt maha rahustama, et nad ennast katki ei kisuks või üle ei, no et ma ei tea, liiga suureks draamaks ei läheks. G2-s on juba nagu kõik väsinud ja nagu rahulikumad ütleks, et saavad asjadest aru, et ei ole sellist kooliaasta segadust, igaüks on juba vaikselt leidnud enda tee, enda seltskonda, enda õppimisviisi või kus ta asub. Ja nüüd siin G3-s põhiliselt ei näegi seda G3, et ma tegelikult ei tea, kus nad peidavad, et kas nad on kogu aeg kodus magavad või on nad rahulikult õppivad, et jah, praegu kooliaasta alguses ei ole neid väga palju näinud. Aga mis sa arvad, et kas G1 on siis 10. klass, et G1 puhul, et kust see hüperaktiivsus tuleb, et kas see on mingisugune nagu, ma ei tea, uus kool või on see nagu... Ja ma ütleks, et see võib-olla mõnede puhul on selline viis, millega nad üritavad hakkama saada selle uue keskkonnaga, et siis nagu kompenseerivad võib-olla selle teadmatuse arvelt, tahavad näidata ennast mingist küljest teistele, et tuleb see grupidünaamika siin mängu, et võib-olla mõni oligi eelmises koolis hästi tubli õpilane, võib-olla siin koolis mõtleb, et keegi ei tea, uus seltskond, et proovib ennast teisest küljest näidata. Ja kõik üritavad kuhugi nagu sobituda ja leida see enda seltskond, et sealt suhete arvelt võib-olla tuleb ka seda hüperaktiivsust, et kõik üritavad ennast võib-olla näidata kas paremana või siis just jääda tahaplaanile, et mõni on väsinud juba sellest klassi juhtimisest ja ei tahagi olla see klassi vanem jälle. Ja muidugi uued õpetajad, uus õppimisstiil, ma ütleks, et Murgis ise loomulikult me õpime hästi palju siin ja see intensiivsus kasvab ja põhikooli õpilane ei ole harjunud sellega, et nüüd tal ongi iga päev vaja õppida ja leida see aeg õppimiseks. Samas teisest küljest tulevadki need uued, ma ei tea, suhted sisse, ma ei tea, pidutsemine on ju täiskasvanuks saamine, see noore inimese elu, et see tasakaalu leidmine käibki G1-s, ma arvan, hästi suure amplituudiga, et ühest otsast teise alati. Aga kas näiteks sul on tunda ka G1-del kuidagi selle esimese aasta jooksul neid hüppe ja langusi, et kuidas need nagu tunnis välja näevad? Ja siin, kuna mul ongi nüüd uued G1-d on ju, õpetan neile, siis kooliaasta alguses on kõik väga tublid ja armsad ja mõtlen, et nii tore klass on ju, kõik on vaikselt, teevad kaasa, ei pole häda midagi. Ja siis tuleb see esimene kontrolltöö ja siis need 5-lised saavad 4 ja siis
ja mõni kukub läbi esimest korda töö, on ju, peab järel vastamas käima. Ja siis tuleb kõikide nende emotsioonidega toime tulla, sest et G1 vaatenurgast, et nad pigem siis nagu süüdistavad või otsivad seda süüdlast väljaspool, et kui nemad ise, sest et on ju alati kogu aeg hakkama saanud ja nüüd peab keegi ju süüdi olema. Et siis need, ma ütleks nagu hinnetest ja õppeedukusest mõjutatud emotsionaalsed langused on kindlasti nagu tunnis näha ja siis võib-olla, kui ei lahenda seda konflikti nii hästi, et siis kandub see edasi ka tundi, et mõni hakkabki mingi tundi segama või siis nad solvub ja siis peab nende asjadega tegelema. Samas, kui nagu lahendada ära need konfliktid ja pingeseisundid, et siis võib jällegi tekkida nagu sügavam side klassiga. Et seal on jah, see on niisugune keeruline suhete maailm, millega õpetaja peab kogu aeg tegelema. Aga mul tekkis kohe niisugune küsimus, et aga miks sa valisid õpetaja ameti? Ja see tuli tegelikult gümnaasiumi ajal, et no, ma olin nagu selline väike loodusteadlane alati sünnist saadik ja kuidagi gümnaasiumi ajal meil käisin Jaan Poska gümnaasiumis, kombeks hästi palju rühmatöid teha ja hästi palju esitlusi. Ja siis tegelikult mul on selline esinemine väga ei meeldinud, see oli väga hirmus mu jaoks. Ja siis ma gümnaasiumis üritasin sellega tegeleda ja pakkusin ennast kogu aeg välja, et okei, ma võin sinna klassi ette minna ja siis ma mingi hetk sain aru, et okei, tegelikult on päris lahe siin klassi ees olla ja selgitada, et see tuli mul nagu hästi välja. Aga sulle meeldis niisugune esinemine siis võib-olla? Jah, et no ma ütleks nagu esinemisel ja esinemisel on vahel, et kui ma tean täpselt, mida ma teen, et siis see on väga okei. Aga iseenesest tähelepanu kui selline tähelepanu keskpunktis olemine, see on nagu teises kategoorias minu jaoks, et see mulle ei meeldi, kui ma nüüd järsku pean, Hanna, noh, nagu võtta sõna või et vaadake, Hanna on siin, ma ei tea, nii palju tähelepanu ei taha. Aga nagu see õpetamine, ma tean alati, mis ma teen, mul on kindel plaan, et võib-olla see taustatöö nagu rahustab maha ja see osa mulle väga-väga meeldib. No, õpetaja töö kui selline läheb minu tugevate omadustega kokku ja seetõttu ma arvan, on see, miks ma sellega valisin. No, ema on ka õpetaja ja õde ka, nii et võib-olla seal on midagi nagu geneetilist. Ei või olla. No, mis me mõtleme nüüd? No ma mõtlesin võib-olla seda, et aga sul on nüüd kogemust 3 erineva lennu vahel, et keda sulle kõige rohkem meeldib võib-olla õpetada? See oleneb väga nagu klassi iseloomust ka. Et ma ütleks, et iga klass toob minus nagu erineva külje välja, et mõnedega ma suudan olla hästi rahulik, hästi selline vaoshoitud, konkreetne ja mõnedega kuidagi ka mõni filter ära, et siis ma hakkan oma nalju tegema, mis ma iga kord pärast mõtlen, et kas nad ikka said aru, et see oli nali ja ma ei olnud lihtsalt õel. Et G1-dega on huvitav just näha seda jällegi grupidünaamikut. No mulle üldiselt nagu psühholoogia väga meeldib ja huvitav on jälgida neid grupiprotsesse, mis klassides toimuvad. Ja G1-s on need hästi selgelt näha, et kuidas see grupidünaamika seal areneb. Ja seal on kõige rohkem ka võimalust õpetajana mõjutada seda ja toetada, et kõigil nende hästi oleks. Ja kui see sama klass on G2-s edasi, siis on juba nagu selline hea lihtne tunne, et ma juba tean neid, ma tean, kuidas nad käituvad ja on nende tuttavam tunne ka. Ja see võtab nad sellised pinge maha, aga samas võib-olla, kui ei ole nagu neid piire, et siis kui palju seda nagu õppetööd toimub, et jällegi selline omamoodi tasakaal, mida õpetajana peab leidma. Et G2-ga hea on see, et on tuttav, saab nalja teha, no nemad teavad mind, mina tean neid, aga G1-ga on just see lõbus, et sa saad mõjutada neid ja kuidagi suunata. Aga kuidas sa õpetajana kõige rohkem oled võib-olla nagu mõjutanud õpilasi puhkama võib-olla? Või kuidas sa tunned, et kuna meil on nüüd murgis 70-minutilised tunnid, et meil on hästi
nagu soodustatud või palutakse, et me teeksime siukseid toredaid liikumispause. Et kas sina leiad, et need on vajalikud üldse ja kuidas sa leiad, et millal neid võib-olla teha ja kuidas see siis nagu, oled sa tähele pannud, et kuidas see õppeprotsessi võib-olla arendab? Ja ma olen väga pausi usku ja sellise hea rütmi usku, et hetkel vastavalt vajadusele peab lihtsalt klassi tuulutama, et kui nii palju inimesi korraga õpib klassis, siis lihtsalt see hapnik saab otsa. Et sealt tuleb see liikumispausi vajadus. Aga üldiselt, et aju suudabki ainult selline 20 minutit ühele asjale keskenduda, et seda ma ka enda tunni ülesehituses jälgin ja vahetan siis vastavalt tegevust, et loengus saab kirjutamine või siis ülesande tegemine on ju ja proovib hoida seda vaheldust. Liikumispauside koha pealt, et ise armastan liikumist ja sellist, ma ei tea, sporditrenni venitamist ja ei suuda kindlasti 70 minutit järjest istuda, et väga nagu imetana, et õpilased tegelikult teevad seda päevad läbi ja see on väga raske. Ja on ju. Enda kogemusest ma võin vägagi öelda, et see keskendumine kipub ära minema. Mina nüüd küll ei ole sinu õpilane, eks ole, aga tegelikult sõltub õpetajast, veits ja ainest, aga ma olen tähele pannud, et ka kõige lemmikumates ainetes tõesti see keskendumine üks hetk nagu kaob ja tekib siuke vajadus liikuda, et jah, kas sul on vahepeal mõni küsimus tekkinud? Ei, ma just mõtlesin, et mul on alati niisugune tunne, et ma pean kogu aeg liikuma. No sa oled spordiklassis ka. Spordiklass ja seal on kuidagi kõik sarnased niisugused, et kogu aeg on vaja midagi teha. Kui sa ütlesid, neil on keskendumise võime keskmiselt 20 minutit, siis neil on umbes 10 sekundit. Ühe korra ütled, tal on juba ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja ja siis... Aga nagu, kui näiteks me käime liikumispausidel, siis ma ei tea, vahepeal on tunda, et nagu tuled klassi tagasi, siis tunne on natuke rahulikum. Siis tekib nagu keskendumine tagasi ja aga ma mõtlesin, ma küsin sult, Ellerin, et kas sa oled kuidagi tundnud mingit muutust näiteks aasta jooksul või nüüd sa oled G2, on ju, et esimese aasta alguses ja siis näiteks selle aasta alguses, kuidas sul nagu ongi võib-olla nende Ameerika mägedega? No tegelikult mina ütleks, et kui ma nüüd mõtlen eelmise aasta peale, siis eelmise aasta kooli algus oli suht siuke ärev. Tegelikult oli siuke nagu ootusärevus isegi võib-olla, et kuna see oli uus kool, sa ei teadnud, mis tuleb, klassikaline teema on ju, et kõik teadmatu on hirmus. Et siis selles mõttes oli hirmus, et äkki ma ei leia endale sõpru ja värki. Siis ma tulin koolis, ma sain aru, et ma olen ikkagi nii palju sotsiaalne inimene, et ma võin endale sõpru leida küll. Siis ma leidsin endale hästi toreda sõbragrupi ja Jesus Christus, kui aktiivne ma olin. Ma reaalselt tundsin ennast kohe ära, kui sa rääkisid nendest Ameerika mägedest, sest minu emotsioonid reaalselt käisid niimoodi, et vahetundide ajal mu aktiivsus oli nagu 110% suurem, kui ta oli enne. Ja siis läksid tundis, sa pidid kuidagi maha rahunema, eriti kui see on veel see kõige viimane tund või siis tund peale kasulikku aega. Ja siis on su keskendumine aknast välja. Aga praegu ma ütleks, et on läinud rahulikumaks, aga mu stressitase on nagu mega suur just selle sama podcasti pärast. Ja pluss siis kõik igasugused muud kooli alguse asjad, et ma see aasta näiteks ei jõudnudki üldse minna kooli asju ostma. Ma olen iga aasta olnud selline inimene, kes läheb juulikuus esimest korda kooli asju ostma ja siis 2 kuud järjest lihtsalt nagu kogud omale vihikuid ja pastakaid ja värki. Ja nüüd ma jõudsin see aasta esimest korda kooli asju shoppama mingisugune äkki septembri 2. nädalale. Vot. Ja, aga mis te arvate, kuidas me saaksime ära kasutada seda teadmist, et me suudame ühele asjale keskenduda selline 20 minutit maksimaalselt. Et kas on mingisuguseid nippe, kuidas ma saan seda õppimist niimoodi organiseerida,
või kuidas ma saan nagu ära kasutada seda teadmist, et mis õpimeetodeid võib-olla kasutada. Jah, et kõige kuulsam on mis see Pomodoro. Ma arvan, et sellest on ka räägitud. Ja ma olen ka seda teinud. Ma pole üldse kuulnud. 20 minutit teed tööd ja siis 5 minutit puhkad ja internetis on selles mõttes taimerid olemas ja siis tuleb mingi hetk nagu selline pikem puhkus. Ja see on number 1 asi, et ma tegelikult ise olin ka nüüd pikalt õpilane, just lõpetasin magistri. Mis sa õppisid? Keemiaõpetajaks. Okei. Nüüd alles. Jah, et nüüd ma olen nagu päriselt keemiaõpetaja paberitega. Ja tõesti esimest aastat nüüd ei ole õpilane pärast kõik esimest klassi saadik, et Okei, aga siis on kohe huvitav küsida, et milline sina õpilasena olid, et kas sa siit tuleb jutt. Et kas sa nagu olid siuke aktiivne õppija või kas sa organiseerisid oma aega või mis sa tegid? Põhikool, gümnaasium, super, 5+, eeskujulik, no nagu, et kõik ei tehtud. Põhikoolis eriti, selles mõttes kõik 5, nagu ma olin nagu see 5-line õpilane, on ju. Ja gümnaasiumis ka, 10. klass, proovisin kõik 5 hoida, sain aru, et mõnes aines ei ole võib-olla nii tugev ja pärast kõiki neid pisaraid, siis ma olin nagu, et okei, ma tegelikult võin saada ühiskonnas nagu mitte 5, sest ma ei saa aru, mis seal toimub ja magasin terve tunni, et ma nagu silmakirjalikult pean äratama õpilasi võib-olla enda tunnist üles, aga samas ma olin ise see õpilane, kes näiteks ühiskonnatunnis nagu sõna otseses mõttes kõik tunnid magasin, sest ma lihtsalt jäin magama ja ma jäin magama nii, et ma samal ajal kirjutasin, et kõik mu ühiskonnavihik oli see, et ma alustan laused ja siis seal lihtsalt läheb niimoodi. Seda on väga hea kuulda, et ka keemiaõpetaja on selline. Et jah. On ju. Ja seal meil oli nagu meesõpetaja ka ilus madal hääl, et nagu väga-väga hea oli magada. Ja üks meetod, mis ma kasutasin, et mitte magama jääda, oli see, et ma kirjutasin laulusõnu välja, et see miskipärast nagu hoidis mind üleval, aga samas, kui ma laulusõnu kirjutasin vihikus, no ükskõik suvalis, mingi abalaulu tuletasin meelde, siis ma tegelikult ikkagi ei kuulanud, mida õpetaja rääkis, nii et lõpuks sain ikkagi D kätte. Mäletan väga hästi, seal oli mingi poliitiku pilt, mingi Siim Kallas ja ma olin lihtsalt nagu ainuke poliitik, keda ma tean, on Andrus Ansip. Ma tean, et see ei ole see mees, aga ma panin ikka selle kirja. Et igastahes jah, ühiskonnaga ei olnud nii hästi. Eks gümnaasiumis ma juba nagu lasin mingitel asjadel minna, et ma ei pea kõiges nagu hea olema. Bakas, selles mõttes mingi osa tuli tagasi, et ma tahtsin ikkagi pingutada ja bakas ma õppisin bioloogia õpetajaks, nii et bioloogia õpetaja esimene aasta on nagu sama, mis bioloogide esimene aasta, ma pidin kõik need selgroogsed, selgrootud, kalad, imetajad pähe õppima. Ja see oli üks suur päheõppimine, milles ma olen... Mis mõttes siis pähe õppima nagu... Nagu et kõik Eesti kalad pead pähe õppima. Okei, huvitav. Ja kõik maailma selgrootud. Nagu see perekond, selts, klass, ladinakeelne nimetus ja et nagu, kuidas see organism siis töötab. Hetkel selles mõttes ei mäleta nagu mitte midagi, et korraks õpid pähe ja läheb teisest küljest minema, aga jah, bakas nagu iseenesest hästi meeldiv kogemus, õppisin, aga seal juba see hinne nagu on selline, et mõni õppejõud panebki sulle lihtsalt see ja sa ei saa nagu midagi teha sinna. Ja siis magister, ma olin, see on nagu väga halb, et ma seda räägin ja õpilased seda kuulevad, aga ma olin nagu magistris, ma olin kõige hullem õpilane. Nagu, et kui ma mõtlen õpetajana, et nagu 3. isikus, et ma vaatan ennast kui õpilasena ja mõtlen, et teemet on nagu nii tüütu. Sest et ma olin see õpilane, kes kirjutas iga asja peale, miks ma selle hinde sain, kust kohast see tuli, on ju, ja miks meil üldse see aine õppekavas on, see ei toeta ju seda, igastahes räige aktivist ja räiget tüütu. Ise mõtlesin hetkes, et ülikasulik olen, vaata, on ju. Kõik lahendavad minu probleeme ja tundides selles mõttes, et kui me loengutes käisime kohal, ülikav oli, terve aeg telos, magan, räägin juttu, ükskord tellisime kebaabi, sõime tagapingis kebaabi. Kuidas seda lubati siis? Ülikool ja õppejõud nagu, nad teevad lihtsalt oma asja, nagu neil on ka nagu bare minimum, et iseenesest oli tore, on ju, nagu seltskonna mõttes,
aga no kõik see teema, mis seal magistris on, kuna ma käin tööl, siis see oli nagu see, et ma juba tean kõike ja siis oli nagu igav. Ja siis mul oli vaja nagu lahendada enda igavus. Selge, aga siis oligi lihtsalt nagu paberite mõttes nagu käisid? Jaa, ei, mul oli, ma tahtsin seda paberit saada selles mõttes, jah. Okei, selge. Et õpetajal peab ikkagi magistrikraad olema ja ma ei saa nagu halvem olla. Aga kas see on siis mingisugune selline ühiskonna surve või? See on jah konkreetselt nagu poliitika ja nagu seadusest tulenev surve. Okei, selge. Et õpetajatel peab siis olema magistrikraad. Või siis õpetaja koolitus läbitud. Okei, ma ei tea, kas sa teadsid, Robert, seda või? Ma vist olen kuulnud midagi niisugust. Mina ei ole kuulnud. Ühesõnaga, aga ma tahtsin küsida seda, et kuidas sa, et ma saan aru, et põhikoolis sa olid siuke võib-olla perfektsionist. Ja kindlasti. Et kuidas sa sellest gümnaasiumis lahti lasid, sest ma tunnen, et mul on väga raske selle lahti laskmisega, eriti kui ma olen nüüd Jupiteri klassis. Et mina tundsin, mina olin nendest vähestest õpilastest, kes ütles, palun pange mind sinna. Et ülejäänutega oli see, et nemad ei teadnud mitte midagi Jupiterist ja nemad lihtsalt sattusid sinna. Ja mina läksin sinna selle eesmärgiga, et kuna mina olin enne põhikoolis, palun vabandust, aga kui keegi kuuleb seda, et ma olin enda klassi parim. Ja siis ma tundsin kogu aeg sellist nagu survet, et ma peangi olema kõige parem, sest kui sa nüüd saad 3 ja keegi tuleb sulle küsima, et mis hinne sul on ja tal on 5+, siis nagu sa tunned ennast halvasti. Ja siis ma lasin ennast meelega panna Jupiteri, et ma teadsin, et ma niikuinii ei ole kõige targem, sest niikuinii on keegi, kes käib, ma ei tea, kuskil välismaal olümpiaadidel ja värki-särki. Et siis ma teadsin, et ma ei saagi olla kõige parem ja lihtsalt eesmärk on olla mitte kõige halvem. Võt. Aga kuidas sina enda sellisest perfektsionismist üle said? No umbes nagu samamoodi või et see põhialus või ongi see, et sa aktsepteerid seda, et nagu sa ei saagi olla perfektne igas asjas ja elu lihtsalt näitab enda koha kätte, et see ei olegi võimalik. Ja see ongi hästi raske, et mul nagu terve gümnaasium kulus nagu kogu energia põhimõtteliselt sinna, et kuidagi aktsepteerida seda, et ma ei saagi nüüd 5 või A oli meil siis see kõige parem hinne. Ja ma ei saagi igal olümpiaadil esikohta, et nagu kui ma käisin põhikoolis, ma käisin Räpinas, Põlva maakonnas, selles mõttes ma olingi igal pool olümpiaadidel esimene, sest et nagu neid õpilasi ei olnud väga palju, kellega seal võistelda. Ja mul oli täpselt sama tunne, et kui ma sain bioloogia olümpiaadil mingi 3. koha, siis ma olin nagu, et ei, pekkis, läbi kukkunud mingi 6. klassis. Nüüd on nagu väga imelik seda mõelda. Ja gümnaasiumis lihtsalt nagu sa füüsiliselt ja vaimselt ei jaksa nagu igal pool esimene olla. Ja see lähebki läbi raskuste, aga siis, kui see möödas on, sa oled natuke vanem ja targem ja oled seda aktsepteerinud, siis see nagu tagantvaates tundub nagu, et kõik asjad elus nagu juhtuvad põhjusega ja sa nagu läbid neid protsesse põhjusega, et siis sa oleksid, sa saad areneda selle käigus. Et ma ei oskagi nagu mingit head nõud anda, kui see, et nagu vaata vahepeal ennast kõrvalt, mõtiskle enda asjad üle, sead endale eesmärgi, et mida sa siis päriselt teha tahad ja kas need tegevused toetavad seda eesmärki, et niisugune väga-väga baasasjad, aga jah, see ongi nagu läbielamine. Okei. See on osa elus, nagu, et sa ei saa seda negatiivset sealt välja võtta. Tundub täitsa tark jutt. On küll, jah. Ma olen siin natukene kuulanud, et te kuidagi mõlemad olid põhikoolis väga head õppijad. Mul oli hoopis vastupidi. Sul on nüüd sa oled tubli õpilane või? No see aasta alguses nüüd olen natuke tubli õpilane olnud. Aga ma olen kuidagi seal nagu klassi keskel alati olnud. Ma ei tea, mõned õppeained on meeldinud, mõned ei ole üldse meeldinud. Aga kuidagi nende tulemuste pärast ma pole nagu väga üldse muretsenud. Mul vist oli ainuke asi see, et ma käisin Kadrioru Saksa gümnaasiumis ja kui sa tahtsid nagu
sinna gümnaasiumisse kohta ilma, et sa peaksid need eksamid tegema, Mhm. sa pead hinde 4,2 keskmise saama. okei. See oli nagu ainuke mure võib-olla kooli pärast, Aga said siis või? sain. Kuidas sa selle välja venitasid? Ikka retsilt spikerdasin ja kõike sain Kus sa siis spikerdasid? keemiatunnis. Aga nüüd enam ei spikerda, eks ole? Ei, mul oli, ma mäletan, see oli räme hea. Esimene keemiakursus ma sain 5 gümnaasiumis. Ja siis mul oli nagu 5 siis nagu... Nagu üle 90% Okay. kursus enne. Ja see oli nagu ulmetunne, sest keemias, jah. Väga armas, sest ma ei mäleta, eks, et ma sain üle 90, nii et sa oled parem kui keskmine Jupiteri õpilane. Aga siit huvitav küsimus, et Hanna, kas sina oled spikerdanud? Ja kus? Jaa, ma spikerdasin põhikoolis vene keeles, ma olen ühe korra, selles mõttes ainult. Ainult ühe korra? Ja siis ilmselgelt oli väga halb see vene keele tunnis, meil oli vaja sõnad pähe õppida, sõnade töö, on ju. Ja siis kõik ütlesid, et ei kirjuta lihtsalt vihiku peale, vaat õpetaja ei käi ringi. Saad lihtsalt maha kirjutada. Ja ma ei nagu, okei, ma proovin, sest ma ei olnud õppinud need mingi 15 sõna pähe, on ju. Ja ilmselgelt õpetaja käis ringi ja mul olid need vihiku peale kirjutatud sõnad ja siis oli nagu, mis see on, ma ei tea. Aga jah, siis võttis vihiku ära ja siis ma ei teadnud ühtegi sõna. Ja sinna see mu spikerdamine läks. Ma rohkem, isegi ülikoolis ma ei... Okei, no mul oli baka oli koroona ajal. Ehk siis kogu... Siis oli see võimalus, eks ole? Jah, nagu Moodle'i testid, et nagu, noh. No see oli, kui sul on võimalus, siis kuidas sa nagu ütled ei, eks ole? Ma Aga pean ka ütlema, et mu lemmikaine on alati ja on siiamaani on bioloogia ja ka mina olen spikerdanud just koroona ajal ja see oli, no ja ta oli veel mu lemmikõpetaja ka, kelle tunnis ma spikerdasin, aga kuna mul oli see võimalus ja ma ju ei saanud õppida koroona ajal nagu selleks tööks, kui mul on see võimalus, siis noh, see oli õnneks mingi 5. klass ka, et äkki ei ole hullu. Jah, sa nagu katsetad piire. Jah, nüüd toime meelde, et ajaloos ka ma istusin kõige ees. Kõige parem koht on seal õpetaja arvuti taga istuda ja siis paned lihtsalt selle post-iti sinna arvuti ekraani taha ja kui õpetaja ei näe, siis ei näe. Ja mõnikord nagu ei registreeri ära, et seal midagi on. Et see on nagu ülihea viis pikerdada. Paned mingi mõiste sinna. Kas teil ka istub keegi seal õpetaja arvuti taga? Kindlasti istub. Oota, mul... Keegi seal istub, ta on kogu aeg arvuti taga, ma ei näe. Keegi seal istub, jah. Okei, no ühesõnaga, tal on siis hea võimalus, eks ole. Loodetavasti ta kuulab seda episoodi, et Hanna ei märka. Ta ei tea isegi, kes seal istub. Ühesõnaga. Aga äkki me lähemegi siis meie episoodi peateema juurde, ehk siis läbipõlemine. Lähme kogemus loo peale, et kas sa oled kunagi siis kogenud läbipõlemist? Ja, või see ei olnud vastus veel selles mõttes. See ei olnud vastus. Siis ma nüüd tagantjärgi, kuna mul oli nüüd viimased 2 aastat nagu kõige stressirohkemad aastad mu elus nagu siiamaani, siis ma käisin täiskohaga tööl siin Murgis ja siis täiskohaga veel ülikoolis. Eks mul ei olnud 2 aasta jooksul praktiliselt mitte ühtegi vaba päeva ja mitte ühtegi sellist päeva, kus ma oleks hiljem kui mingi 7-8 ärkanud hommikul, et enamasti minu nädalavahetus algas sellega, et märkasin kell 5 ja sõitsin bussiga Tartusse ja siis ärkasin kell 6. Sa käisid Tartus? Jaa, ma käisin Tartus ülikoolis ja siis oligi väga palju Lux Expressist nagu loksumist ja siis mõtled küll, et okei, ma olen nagu produktiivne, mul on nii palju asju vaja teha ja proovid seal bussis teha, aga enamasti jällegi jääd nagu magama lihtsalt, sest kurnatus on nii suur. Ja ma tegelikult nagu eelmine, nüüd jällegi tagasivaates, viimased 2 aastat ma ei ole väga palju nagu analüüsinud ja mõtlen, mis minuga toimub, vaid mul on kogu aeg selline ellujäämisrežiim olnud, et mul on vaja asjad ära teha ja vahet pole, kuidas ma ennast tunnen, et kas mul on motivatsioon ja mul on lihtsalt vaja need asjad ära teha, muidu jääb mu nagu töö hätta või siis ülikool hätta. Et nagu kindel eesmärk oli see, et ma tahan tööd teha ja ülikooli ära lõpetada 2 aastaga. Ja nüüd, kui ma vaatan tagasi, siis ma nagu, võib-olla mul oli nagu väike läbipõlemine. Mul mingi hetk oli see spordikell või nutikell, mis mõõtis seda
HRV on mingi näitaja, oskad sportlane öelda? Mul pole kunagi spordikella olnud, ma ei tea. Et see mõõdab sinu südamelöökide sageduse vahet või mingit pausi, kui sa magad. Okay. Ehk see nagu kuidagi peegeldab seda, kas sa päriselt magad ja puhkad või mitte. Yeah. Ja siis ta teeb ilusa graafiku ja siis sellest hetkest nagu, kui ma kella ostsin, siis see graafik nagu on hea, kui ta on kõrge, on ju. Yeah. Ja siis ta lihtsalt nagu kukub ja mõtlesin, aga ma ju magan, ma iga öö ju magan. Ja ta lihtsalt läkski allapoole ja siis ma ma ei saa, see tekitas veel rohkem stressi, et ma tean, et ma olen stressis. Ja siis ma andsin selle kella ära emale, ma isegi ei tea, kus see nüüd on, läks ringlusesse, ütleme, perekonna siseselt. Ja siis ma jätsin selle kõrvale, mõtlesin, ma ei taha teada, et ma olen stressis, sest et loogiline on, et ma olen stressis, arvestades minu eluviisi praegu. Ja eesmärk on lihtsalt hakkama saada. Ja siis nüüd jälle tagasi vaates mõtlen, et ma väga palju ei mäleta sellest 2 aastast, eriti eelmisest aastast. Ja eelmine aasta juhtus liiga palju seda nagu õpilastega õpetaja töös, et ma lihtsalt nagu vaimselt lihtsalt ei mäleta, mida ma nendega teinud olen, mida ma õpilastele lubanud olen. Ma igavesti vabandan ühe klassi ees, kellel ma lubasin esimese tunni all konsultatsiooni ja mina rõõmsalt tulen teiseks tunniks kohale vaatan, et nii tublid juba kohal vaata ukse taga, ta nagu õpetaja, te lubasite konsultatsiooni ja mõtlesin, et ma panen nüüd quiti. Et see oli nagu nii halb lüke minu poolt ja ma arvan, et võib-olla mõni siiamaani nagu kaotas täiesti respekti ja usalduse minu vastu. Et selliseid apsakaid nagu juhtus väga palju ja üldiselt nagu magamisega oli probleeme, mis läheb siis läbipõlemise alla, nagu lihtsalt ärevus, nagu kogu aeg see pinge, et mul on see ju tegemata ja see on tegemata ja siis nüüd, mida ma nüüd järgmine nädal pean tegema, on ju, ja 2 asja, milles ma pean orienteeruma, et üks on töö ja teine on ülikool. Ja mõlemas on nagu mingi miljon asja, mida vaja teha ja siis lõpuks on vaja see lõputöö teha, samal ajal pead 6 uurimustööd juhendama, on ju. Et see oli nagu hästi stressirohke, aga samas ma nagu ei ütleks, et ma põlesin läbi, sest et minu peas läbipõlemine on see, et ma ei suuda nagu rohkem seda asja teha. Et siis, kui ma oleks nagu lõpetanud ülikooli, võtnud akadeemilise või siis tööl, ma ei tea, koormust vähendanud või üldse nagu tööst, ma ei tea, haiguslehe võtnud. Et siis ma ütleks, et okei, nüüd ma põlesin läbi. Võib-olla ma põlesin läbi ja ma olen liiga funktsionaalne läbipõleja, et siis sain nagu hakkama selle perioodiga elus. Et jah, ma nagu ise ei ole ka kindel, et kas see oli hästi stressirohke või et ma nagu põlesin läbi ja nüüd ma nagu suvega taastusin ära sellest või ma nüüd taastun sellest ajast. Et ma olen alati olnud väga nagu distsiplineeritud, et mul ei jäänud nagu midagi ära selle stressile, tänu selle või kahjuks selle stressile, on ju. Et ma ikkagi käisin trennis, tegin endale süüa, koristasin kodu, töö sai tehtud enam-vähem nii hästi kui sain ja ülikool sai ka lõpetatud. Et ma ise ka mõtlen, et ma ei tea, kas seal oli siis midagi või on. Nüüd selles mõttes on hästi, et suvi oli vahel, elasin oma kolisin Kalamajja, elasin ideaalset Kalamaja suveelu ja nagu kõik on super. Ja üliõnnelik, ülikool on tehtud, töös ka minu arust väga hästi läheb, et saan nüüd rohkem tööle keskenduda. Et ma ei tea, võtke sellest, mis tahate. See oli nüüd küll päris pikk elulugu, et ei ole midagi, lihtsalt nagu mul oli mingi hea küsimus vahepeal. Kuidas sina tulid toime või kuidas sa seda aega planeerisid või kas sa üldse planeerisid aega? Jaa, ma olen nagu kõige suurem ajaplaneerija, keda ma üldse tean. Mina ei oska üldse aega planeerida. Kas sa palun räägiksid natukene täpsemalt? Kõigepealt kõige alus on siis kalender ja ma kasutan siis Google'i kalendrit. Okei, selge. Olete kuulnud? Jaa. Ja see on hea, sest et sa saad seda arvutis vaadata, saad telefonis vaadata. Ja seal sa saad panna neid remindereid, meeltuletusi ja panna ka siis sellist ülesandeid, mis sa pead ära tegema. Ja siis see ülesanne jookseb sinu nädalaga kaasa, kui see ülesande tähtaeg siis ületub. Et ta kogu aeg tuletab meelde sulle asju, mida sa tegema pead. Ja siis on seal veel see märkmepaber, see keep funktsioon, et sa saad nagu veel mingi märksõnad sinna kirja panna ja siis need veel nad kõik on nagu hästi sidus ja mugav kasutada. Ma ütleks, see on aja planeerimise number 1 alus.
et see oleks hästi mugav sinu jaoks, et mõni eelistab nüüd pabermärkmikku või kalendrit, mõni eelistab siis nüüd telefonis. Ja kui sul on Apple'i asjad kõik, siis sa saad on ju seda Apple'i enda kalendrit kasutada. Et number 1 on see, et see peab mugav olema ja selleks sa pead katsetama erinevaid viise. Selge. Robert, kas sul on olnud kogemusi aja planeerimisega? Jaa, täitsa suvel ma vaatasin, et mul on nüüd nii palju aega, pole mitte midagi teha, et siis ma mõtlesingi, et no ma teen ikka normaalse plaani, et ma tahaks ikka mõned asjad saada tehtud ja kui ma hästi aega planeerin, siis tegelikult tuleb välja, et mul on nagu veel rohkem vaba aega. Wow. Ja siis ma kuidagi, jah, no ütleme 3 nädalat see pull kestis, siis ma kuidagi, ma ei tea, ei viitsinud sellega iga päev tegeleda. Ma tegin paar korda nii, et nagu panin pühapäeval asjad paika ja siis jooksvalt muutsin, kui oli vaja midagi muuta. Ja siis ma lihtsalt üks pühapäev enam kuidagi ei viitsinud või ma ei tea, mis mul seal juhtus. See kõlab nagu tavaline gümnasistide suvi. Et tead, mul on ka olnud sellist asja, et ma mõtlen, et see suvi ma nüüd teen kõik asjad ära, mis ma nüüd teha tahan. See suvi ei toimu seda, et ma lihtsalt istun kodus. Ja siis sa istud ikka kodus. Sest see on ainukene võimalus aasta jooksul, kus sa saad 3 kuud järjest üksinda kodus istuda. Et jah, ja pluss mulle väga meeldis see mõte, et aeg kasvab ajas, et ma teen endale vaba aega juurde, et mul oleks veel vaba aega. Et see on hästi tore mõte. Aga mis me veel tahad? Kas sul on vahepeal tekkinud mõni küsimus? Jaa, kui Hanna siin pikalt rääkis, et ma mõtlesingi... Kõik on hästi. Ei, see ei ole üldse õllu midagi. Sa mainisid, et sa jõudsid trennis ka käia, kui sul oli aega. Spordi küsimus? Jah. Kas sa kuidagi tundsid, et nagu... kui sa trennis ei käinud või võib-olla just käisid, et kas sul oli nagu just selles koolitööga seoses mingit muutust? Jaa, et ma ütleks, et võib-olla see, et miks ma nagu täielikult läbi ei põlenud, ongi see, et ma käisin trennis või nagu hoolitsesin enda keha ja vaimu eest. Ja trenn on minu jaoks nagu väga suur minu nagu identiteedi osa, lausa ma ütleks. Ja selle nüüd ära jätmine on täiesti välistatud, et trenn kindlasti aitab ja siin on jällegi see, et üks valem ei sobi nagu kõigile. Ehk siis mina mõtlen, käisin nagu jõusaalis vist sellel ajal rohkem ja tegin nagu jõutrenni. Nüüd ma käin rohkem rühmatrennides ja lihtsalt, et hoida sellist vahelduvust. Point on see, et trenn peab nagu meeldima ka, et kui sa teed meeldivat trenni, siis sa saad ikkagi neid õnnehormoone sealt kätte, sa saad ennast ära väsitada ja sul tuleb parem uni, sul on nagu, ma ei tea, suurem söögiisu, on ju, et see kõik mõjub positiivselt, aga kui sa, ma ei tea, käid jooksmas ja vihkad terve aeg, et sa jooksed, et siis see on nagu veidi teistsugune efekt, et ei tule seda positiivset efekti sealt välja. See tuleb just vist koormus. Et siis sa nagu väsid veel rohkem ära. Et kindlasti soovitus õpilastele ka, et liigutage ennast, et me enamus ikkagi käivad kuskil huviringis trennides, aga võib-olla mõelda nüüd gümnaasiumis, et mis sa ise võib-olla tahaksid teha, et võib-olla see trenn on jäänud põhikoolist, et vanemad panid kuhugi, et leida enda jaoks liikumisviis, et ma alati mõtlen ka nüüd suurt pilti, et mis on see elustiil, mis siis hakkab mind nagu juhindama terve mu elu. Et ei ole see, et ma teen nüüd 30 päeva mingi abs challenge. No ma ei jõua nagu terve elu sulle kogu aeg neid kõhulihaseid teha või mingi plangu challenge'id teha. Et see harjumus peab olema selline jätkusuutlik. Et minu jaoks ma olen leidnud hetkel jällegi, et on rühmatrennid, et ma ei pea nagu ise mõtlema, mingi treeningkava endale välja, saan kohe juhende järgi teha ja ongi see MyFitness pakub nii palju erinevaid rühmatrenne, et võtta, mis tahad, on ju, et vahepeal tahad nagu joogat teha, vahepeal läheb bodypumpi, et see vahelduvus on seal olemas ja ikkagi põhiline on see, et endale ka meeldiks. Et ma ei tea, käisin bodycombatis ja ma ei tea, kujutage mind ette nagu rusikatega vehklemas, et see lihtsalt ei näinud hea välja, mul oli tõesti väga piinlik seal olla. Et sealt ma ei saanud neid õnnehormoone kätte, aga käin joogas, seisan pea peal, üli hästi tuleb välja nagu, chill, et sealt need õnnehormoonid tulevadki. Jah, kõlab hästi, aga Robert, sina teed ka meil sporti, on ju? Et kuidas sina relate'id selle jutuga? No, sul on nagu see see on ikkagi su identiteedi osa, aga... Sul ei ole või? Ei, nagu, kohe jõuan jutuni. See on nagu
mul see nii-öelda see kõige tähtsam osa. Nagu ei ole nii, et ma käin koolis ja siis kuidagi sporti teen, see on hoopis nii, et ma teen sporti ja käin koolis. Et see on nagu peamine asi. Mul on hommikul tavaliselt üks trenn ja siis on õhtul veel üks trenn. Ja jah, see võtab väga palju nagu tahtmist. Sa pead ju trennides ka toime tulema, aga see kuidagi samas trennis olemine on nagu sinu see rahupaik. Aga kui sul on jällegi võistlused ja kui sa tahad mingit tulemust teha, siis see ka natuke koormab. Ja võib-olla kooli kõrvalt ongi see, et kui sa tahad kuhugi jõuda, siis see sport muutub nagu koormavaks ka. Aga samas sa nagu räigelt naudid, et sa teed seda. Ja, kuidagi niimoodi. No võt, mina nüüd ütleksin, et ma ei ole nüüd kumbki teist. Et minul juhtus selline tore asi, et mina tulin gümnaasiumisse, mina ratsutasin. Ja siis juhtus see, et ma ei jõudnud enam. Ja nüüd ma ei ole peaaegu et aasta aega üldse trennis käinud, mida ma ka üldse ei soovita. Et võib-olla hästi eeskujulikud saatejuhid meil, eks ole, et aga võtame inspiratsiooni meie külalistest, kes on natuke targemad, võib-olla natuke elukogenenumad. Et see vist ei olnud eestikeelne sõna, aga ükskõik. Ja ärge siis tehke seda, et ärge olge nagu, ma ei tea, megasportlikud või kuidas sa ütleksid selle kohta nagu... Saavutussportlikud või kui sa treenid kuidagi saavutuse jaoks või et midagi... Võib-olla tõesti. Ja siis samas ärge nagu üldse mitte tehke, sest ma võin nagu koheselt öelda, et kui sa teed trenni, su vaimne tervis on väga palju parem. Väga palju parem. Et isegi kui sa tunned, et selleks ei ole aega, siis lihtsalt kuidagi see juba aitab sellega, et saad aega õppida planeerima. Et kui muidu sul on see, et sul on aega 5 tundi, sa tead, et sa pead selle matemaatika ära tegema, siis tavaliselt minul juhtub see, et ma natuke teen ja paus ma lähen söön, siis läheb mingi tund aega mööda, siis ma teen veel ja siis kuidagi hajub ära. Ja siis mul ei olegi aega puhata, nagu kogu aeg ma mõtlen selle matemaatika peale. Aga samas, kui ma lähen trenni, siis ma tean, ma lähen koju, ma teen esimese asjana hästi kiiresti selle matemaatika ära, mingi pool tundi maks. Ja siis ma lähen trenni, ma käin trennis, ma tulen koju ja mul on aega puhata ja ma tunnen, et ma olen puhanud. Et juba selles mõttes, et sa õpiksid aega planeerima. Ma nüüd ei teagi, kas te olete nõus sellega, aga tegelikult ei peagi võib-olla käima päris trennis. Et võib ka lihtsalt jalutamas käia või siis võtta juurde mingisugune muu hobi, mis sulle meeldib. Aga minu jaoks on peamine see, et ma saan lihtsalt nagu, mul on plaanitud mingisugune tegevus väljaspool kodu kindlasti. Lihtsalt, et mul nagu tekiks aeg ja harjumus õppida siis kiiremini. Et ma olen hästi siukene nagu edasilükkaja. Et jah, pluss siis veel see, et see tegelikult minu puhul aitab stressiga. Et kui ma olen väljaspool seda õppekeskkonda. Ja keskkonnavahetus kindlasti aitab ja siin ju see märksõna, et planeerida tegevusi väljaspool koolikeskkonda, kodu ja seda ma kindlasti soovitan ka, et ma ise seadsin ka nüüd eesmärgiks, et kuna vaba aeg on pärast ülikooli, ma pean sisustama seda. Et siis planeerin ka iga kuu ikkagi mõne kultuurisündmuse või siis ongi kontsert, teater, käin meid ja spaas, et oleks juba ette planeeritud. Sest muidu mõtled kogu aeg, et võiks ju kinno minna. Aga tegelikult kui sa ei lähe kinno, kui sa ei pane seda kinoaega endale kirja või osta see piletit ära. Et need asjad tuleb lihtsalt ette planeerida. Ja siis, kui ta juba seal kalendris kirjas on, see raha kulutatud, siis üks hetk avastab, et mul on homme see kino ja siis sa lähedki kinno. Et planeerida neid asju ka, mis teevad tuju heaks ja tahad teha. Mis siis see kuu toimub? Mis meil on? September? Jah. Eik on järgmine nädala vahetus. Mis asi see on? Eik nagu artist, Eesti artist. Sorry. Et Eiki kontsert on siis, käisin eelmine reede oli Demon Slayeri film, olete kursis?
ei ole. ei ole. ma vist olen kuulnud mingi anime. Okei, tahtsin õudukas pakkuda. Okay. Inessa cringe'i. ja vist praegu, klassiga selles mõttes oleme ka, et kes saime klassiga kokku, ma ütleks, et need on ka päris huvitav, kes me keeglis. Ei oska üldse nagu keeglit, aga tore on ikka. Ja siis klassiga ka me proovime nii, et iga kuu teeme midagi koos näiteks, et seda ka nagu välja käia võib-olla nüüd kooli kontekstis, et teatris minna, kuskil kokku saada, et ma proovin siin suruda läbi, et läheks ronima, et seal nüüd on Mustikakeskus on see ronimisministeerium, et ma olen käinud ronimas ja väga vahva on. Väga armas. Jah, et igast tegevusi planeerida, et kui ei ole üksi seda julgust, et siis tegelikult on ju klass olemas teil ja kellega käia, mentorid ka kindlasti aitavad, aga sellest mentorina me ootame, et õpilased ise organiseeriks, et me võime lihtsalt toetada ja ütelda, et lähme, teeme, on ju. Jaa. On sul tekkinud küsimusi? ei, praegu kuidagi ei ole. No vot, mina nüüd küsin seda, et sina teed, kas see oli Eliisiga teed ühte moodulit? Jah. Mis see moodul on? Nagu, mis selle mooduli sisu on, ma mõtlen? Ja see sisu poolest tahaksime edasi anda võimalikult palju praktilisi oskuseid seostatud siis teooriaga, teadusliku alusega, et kuidas enda elu paremaks, lihtsamaks, efektiivsemaks muuta. Et seal me räägime kõigest, mis seondub nagu igapäevaeluga ja nagu, mis me siin täna ka rääkinud oleme, et uni ja ajaplaneerimine ja ärevus ja et kuidas aju töötab ja rõhk on tõesti nagu praktilistel oskustel. Aga kas te räägite siis mingisugustest teaduslikest nagu kuidagi faktidest või nagu toote nagu mingisugused konkreetseid näiteid, et mingi, ma ei tea, mis aju osa töötab või mingi siuke? Jaa, et minu roll seal üldiselt ongi see teaduslik pool olla nüüd, kui ma õigesti olen aru saanud, et me räägime seal neurotransmitteritest vist järgmine nädal. Eks ma toon seda keemiat sinna sisse, seda biokeemiat siis täpsemalt ja proovime siis lahti selgitada või selgitada, et miks aju töötab ja kuidas me seda enda jaoks ära saame kasutada. Okei, aga siis ma nüüd küsingi kohe, et kuidas me saame aju ära kasutada võib-olla tänase saate kontekstis, et kuidas me saaksime võib-olla paremini õppida? Või kas sa oskad, võib-olla, ma ei teagi, äkki sa oskad paremini seletada midagi huvitavat? Jah, et see on teema, mis mul pakub hästi palju huvi, et mida ma tunnen ja kuidas see väljendub ja miks see tunne näiteks tekib või et miks ma olen praegu selline, nagu ma olen, on ju. Et selline jällegi kolmanda isiksus olemine enda suhtes on hästi-hästi põnev teema. Et see on, läheb sinna emotsionaalse intelligentsuse alla, et see on viis, kuidas jällegi areneda saad, kui sa oled hästi teadlik enda reageeringutest, enda nendest päästikutest, triggeritest ja õppimisvaldkonnas, et teadlik võib-olla sellest keskkonnast või nendest viisidest, mis aitavad sul lihtsamini õppida. Ja see toimub jällegi läbi katsetamise ja teadlikkuse, et sa proovid mingit meetodit ja siis sa pead alati nagu reflekteerima, et kas see nüüd sobis või olema seal hetkes, et mõttetu on kirjutada konspekti, kui sa tegelikult mõtled kogu aeg millelegi muule ja sa ei õpi selle käigus, et kui sa sead endale eesmärgiks ja tahad selle teema selgeks saada, siis kõik su tegevused võiksid olla sellest lähtuvad, et sa nüüd oledki kogu aeg hetkes ja vaatad, kas see aitab sul õppida. Ja ütleks, see hetkes olemine ongi juba selle aju ära kasutamine, et kui sa tunned, et su tähelepanu hajub, sa tead, et sa ei õpi ja et sa teed midagi nüüd, et seda tähelepanu taastada või teed mingi puhkuse ja siis tuled tagasi, on ju. Okei, aga võib-olla sul on mõni nipp, et kuidas seda tähelepanu tagasi tuua sinna ainele? Õppimise? Jah, näiteks. No number 1 ongi paus või mingi muu asja tegemine. Et aju vajab seda ümberlülitust. Samas nagu liiga paljud ümberlülitused on ka kurnavad aju jaoks. Aju jaoks iga selline ümberlülitus ühe tegevusest teisele nõuab energiat. Eks neid liiga tihti ka teha ei saa. Et olekski jällegi see Pomodoro tehnika, et 20 minutit teed tööd, 5 minutit teed pausi. See on nagu kõige ideaalsem selline vahekord, kus õppida. Ja see ümberlülitushetk
võiks olla ideaalis siis mingi aktiivne liikumine, et siis jällegi veri saab ringlema, aju saab hapnikku, tuulutad tuba, käid jood vett, on ju, kui on selline pikem õppesessioon. Sööd midagi, jood mahla, et nagu suhkurt kehasse saada, et ei tekiks nagu võib-olla sellist liigset väsimust, õppimine ka nõuab energiat. Et jah, hoida nagu vaheldusrikkana ja samas nagu hoida fookus ikkagi sellele eesmärgil, sa tahad ära õppida. Et siin ma mõtlen siis seda edasilükkamist. Et jah, sa tahad ära nagu õppida, aga samas sa ei hakka nagu pihta kunagi sellega. Jah. Et just see tehnika, et nüüd sa tead, 20 minutit, kas või selle 20 minuti jooksul sa võid kirjutada nagu ühe sõna, ma ei tea, kui sul on mingi kirjand vaja kirjutada, aga vähemalt sa nagu mõtlesid seda 20 minutit, et sa oled nüüd fookus on ainult olnud selle õppimise peale, et see juba treenib ka ju seda tähelepanu hoidma. Okei, see on täitsa huvitav, kas sa teadsid seda? Ma nagu, see kuidagi tundub nagu loogiline. Teed ju asja ja siis saad paremas selleks. Okei, no ma tahtsin just sinult seda küsida, sest ma tean seda tehnikat, et kuigi ma ei ole eriti nagu efektiivne kasutaja, et jah, aga ma tean seda ja nii palju, kui ma seda kasutanud olen, see töötab, kuigi see töötab ülihästi, see on alati nagu selline üllatus, et ma olen 3 tundi õppinud ja ma ei ole väsinud. Et mul oli nagu lõputöö kirjutamiseks see, et ma võisin päev otsa kirjutada enda lõputööd. Ma tegin seda Pomodoro tehnika järgi, täpselt kella pealt ei ole see, et ma 5 minutit tegelikult ikka veel kirjutan, ei tee seda pausi vahele. Et sa pead kogu aeg selle pausi endale ikkagi lubama sinna vahele ja siis sa jõuadki reaalselt terve päev õppida. Et see päriselt töötab, aga siin tuleb juba see enesedistsipliin mängu, et kas sa pead kinni sellest või mitte. Okei, aga mis sinu jaoks on nagu distsipliin ja kuidas seda võib-olla paremaks teha? Mis on distsipliin? No okei, eks ole. No ma jällegi ütlen, et see kõlab nagu hästi leierdatud teema tänapäeval, aga algab kõik sinu eesmärkidest ja väärtustest, et mida sa siin elus nagu teha tahad. Kui sa oled selle välja mõelnud, siis mõtled, mis need tegevused on, mis seda toetavad ja sa hoiad neist kinni. Ja see on nagu okei, kui see vahepeal muutub, aga siis sa mõtled jälle uued tegevused ja hoiad neist kinni. Et see ongi siis distsipliin. Ja minu jaoks ongi täiesti sellised kohad, kus ma ei anna järel, ongi trenn ja toitumine. Et jah, ei ole see, et ma nüüd iga päev käin trennis 100% siis, kui mul, ma ei tea, olen haige või ma ei tea, mingi vigastus, et ma ikkagi luban endale seda nüüd teaduslikult, ma ei tea, mingi muutujat on ju sinna, et ma olen ikkagi realistlik selles olukorras, aga ma jällegi vaatan suurt pilti, et see, et ma nädal aega nüüd, ma ei tea, haige olen, kui ma suudan pärast seda nädal aega pausi uuesti trenni minna, siis tegelikult see suures pildis ei muuda midagi. Et hoida seda suurt pilti, mida sa teha tahad, kuidas sa olla tahad elus, mis eluviise järgida ja see nagu loobki selle distsipliini. Ja siin tuleb see motivatsiooni teema ka, et kui sul on kindlad väärtused ja eesmärgid, siis motivatsioon nagu kaotab oma mõju või vähemalt mina olen enda jaoks motivatsiooni nagu pigem siis kõrvaldanud, et ma ju põhjenda või vabanda kunagi asju sellega, et mul ei ole praegu motivatsiooni või et ma ei viitsi asju teha. Et kui sul on see distsipliin olemas, siis see motivatsioon muutub nagu veidi selliseks kõrvaliseks teguriks. Et jah, mõni päev sa oled nagu inspireeritum, tahaks täiega trenni minna, mõni päev ei viitsi, aga samas sa ikkagi lähed, sest sa tead, et see on kasulik sulle ja lõpuks sa tahad nagu ikkagi trennis regulaarselt käia. Et jah, võib-olla õpilaste jaoks vist see motivatsioon tundub nagu selline tegur, mis mõjutab nende käitumist, tundeid nagu rohkem, et kindlasti jällegi on õppimise koht või see harjutamise koht, et harjutadki tegema asju siis, kui sa ei viitsi ja vaatad, mis saab. Et see reflekteerimise koht jälle, et tegelikult saavad asjad tehtud, isegi kui sul ei ole motivatsiooni, kui sul on nagu hea distsipliin. Jah, aga mulle tundub, et me peame hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama. Peame vist küll. Robert, kas sul on vahepeal küsimusi tekkinud? Iga veits aja tagant küsin. Jaa, võib-olla, et nagu kuidas siis nagu toit või hea toit, ütleme hea toit, tervislik toit mõjutab su aju, mõjutab su distsipliini, motivatsiooni, kõike seda? No see on see vana hea mingi vanasõna, et sa oled see, mida sa sööd.
ja see ongi see, mis mind juhindub, et kui ma söön kräppi, siis ma tean, et ma tunnen nagu kräppe ennast pärast ja ma ei taha seda tunnet. Mis ei tähenda seda, et ma ei tea, kunagi Mäkki ei sööks, on ju, et noh, vahepeal ikka vaatad, kui tihti võib Mäkki süüa? No siis, kui sa nagu hästi tunned ennast, et ma nagu toitumisalase nõustamise koha pealt, see on täpselt see, et sa pead vaatama enda enesunnet. No ma ei saa öelda pähkliallergiaga inimesele, et söö rohkem pähkleid, sest need on hullud tervislikud, on ju, vaata, et noh, iga inimene on erinev. Ja see, et nagu vahepeal, ma ei tea, Mäkki sööd või see ei tapa ära sind jälle suures pildis. Jah, suures pildis sa tunned ennast hästi ja sa sured õnnelikult. et toitumine, jällegi, noh, kui sa sööd, on ju, vitamiine, mineraale, kiudaineid, siis su keha nagu toimib paremini ja me kõik teame seda, aga miskipärast inimesed ikkagi söövad ju, ma ei tea, muid asju ka. Et seal on jälle see tasakaal ja sa ei saa kunagi perfektne olema ja selle aktsepteerimine ka juba vabastab võib-olla sellest pingest ja ma peangi kogu aeg salatit sööma ja ma ei tohi kunagi krõpsu süüa ja kooki, et noh, ma olen olnud selles faasis, ma olen mitu aastat vegan olnud ja mis ma nüüd sellest teada saime? et selles mõttes, ma olen nagu hästi nagu tugeva distsipliiniga inimene ja kui ma võtan midagi endale pähe, siis nii on, et hetkel olema kinni selles, et toitumine oleks võimalikult vaba, mitmekesine ja ikkagi eestlasena toit on vaata meie jaoks see, et sa sööd kõhu täis, et siis sa jooksad tööd teha. Aga sa lähed Euroopasse ja nad söövad lihtsalt selleks, et koos olla või nagu mingid nagu maitset nagu nautida, elu nautida, et me eestlasena üldse ei oska seda teha. See on vist mingisugune kultuurivärk, et traditsioonid, et eestlastena me oleme siuke praktiline rahvas. Vähem mõla, pikem samm. Ja, no on. Ja nüüd ma ütleksegi, et nii imelik on nagu eestlasena rääkida seda toidujuttu, et sa võid seda kooki süüa ja see toob sulle naudingut ja see on ju tegelikult tore. Et kui sa pead oma sünnipäeva, sa tood selle koogi lauale, no kõik on õnnelikud. Et nagu mis kahju sellest saab tulla, kui sa sööd tüki kooki. Jaa. Vot. Sööge rohkem kooki siis, noh. Jah, sööge kooki lihtsalt. Täiskasvanud inimesena, ma nii armastan seda. See on kõige varem tunne. Ma läksin poodi, mõtlesin, et ma tahan neid hommikusöögielveid. Ja ma lihtsalt lähen poodi ja ostan endale hommikusöögielveid. Ja see on nagu, siis ma tunnen, et ma olen täiskasvanu ja ma teen, mis ma tahan. Et jah, isegi kui need ei ole, ma ei tea, maks tervisliku hommikusöök, aga vahepeal on ikka tore hommikusöögielveid süüa. Ma ootan käest aega, kui ma olen täiskasvanu, saan need otsuseid teha. Väga tore on. Vot, aga ma arvan, et hakkame lõpetama, jah? Nojah, tõmbame otsad kokku siis. Magame ära. Mul on trenni minna. Väga kahju. Ühesõnaga, aitäh, et Hanna, et sa tulid. Ja, aitäh kutsumast. Ja, väga tore, et sa olid nõus meie esimesse saatesse tulema, et sa... ma ei tea, kuna see on täiesti esimene, et sa nagu usaldasid meid või et see ei ole nagu mingisugune jama podcast, kuhu sind kutsuti. Ei, ma armastan podcasti, ma tahaks väga enda podcasti ka teha, mulle tuleb see häppimine tuleb hästi välja. Aga kui siis, mis podcasti? Lihtsalt räägin. Täiesti kõigest lihtsalt, mis mul mõtted tulevad, ma tahaks lihtsalt, mul on nii palju huvitavaid mõtteid. Tehnika on siin olemas, nii et nagu üks päev kirjuta Inessale, et kuuleks, sa viitsid tulla, nagu ma veits jäppan ja siis saada mulle see fail edasi. Aga ühesõnaga, aitäh, et sa tulid. Aitäh Inessale, kes meid aitab, kelleta me hakkama ei saa. See oli siis meie esimene episood. Aitäh, head aega. Tšau, tšau.